Kuid miks on rasvmaks ohtlik ning kuidas võib selle unarusse jätmine inimese tervist mõjutada? Ja. Ma arvan, et see on niisugune kasvulava maksahaiguste edasiseks arenguks. Nii et kui esialgu on tegemist rasvmaksaga ehk steatoosiga, kus mingeid väliseid märke inimese tervisele ei ole, siis edaspidi, kui kahjustavad tegurid jätkuvad, mitte selline adekvaatne toitumine, alkohol, ravimid, siis edasi areneb juba steatohepatiit, mis haarab juba suure osa maksast ja seal on juba läheb selline, ütleme niiviisi, nagu tänapäeval öeldakse, punane joon, kust kahjustavate faktorite jätkumine viib edasi selle maksapõletiku ja fibroosi arengule, mis võib lõppeda siis maksatsirroosiga ja maksatsirroos on pöördumatu haigus, mis tavaliselt suures osas lõpeb väga kiiresti surmaga. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Teine.